Joo, mina olen William Kass ja täna õpime me ühte minu lemmiktrikki, turndowni. See on nüüd selline trikk, mis ei pruugi näha väga raske välja, aga tegelikult see on väga tehniline. Et seal on nii palju väikeseid asju, mis peavad täpselt õigel ajal õiges järjekorras liikuma, muidu jääd lukku, saad surma. Ei nagu tõsiselt ka, sa saad surma, kui sa lähed sinna kinni. Kõigepealt peaksid teadma, kummale poole üldse turndowni teha, siis seda saab vaid ühele poole teha. Ehk siis näiteks, kui mina olen vasakjalg ees, siis ma keeran tagaratta paremale poole ja lenksu parema jala suunas. Nüüd, kui ma oleksin parem jalg ees, siis on asi vastupidi ehk tagaratas vasakule ja lenks vasaku jala poole. Minu meelest on turndowni kõige lihtsam õppida, minnes pikali. Võtad ratt üles. Seejärel teed veerand vänta, lükkad ratta enda ette. Siis läheb jalg siia sadule ja rami vahele. Lükkad jalad täiesti sirgeks. Nüüd, kui sa teed õigesti ja sirgete jalgadega, siin ei ole veel käed liikunudki. Ja nüüd alles saad kätega liiguta, ainult nii vähe pead tegelikult lenksud liigutama ja juba turndown loeb. Et see on nii-öelda overclick. Proovid nii kaugele teha, kui üldse võimalik. See oleks maksimum. Et siin läheb kas lenks vastu põlve või esiratas vastu säält. Käed tagasi ja tulevad ka jalad kogu ratas tagasi. Kõik tehtud. Kui sa nüüd turndowni teed, siis ära karda seda, et jalad liiguvad pedaalide peal. Natuke võivad tulla pedaali pealt isegi lahti. Need tohiks küll täitsa lahti tulla, aga nad peavad ikkagi natuke liikuma. Ja siis lähevad tagasi varsti. Villi, aita, ma ei saa selle turndowniga hakkama. Võta see sõrm ära siit. Turndowni ei saa teha, kui sa hoiad pidurilinki all. Sellepärast, et vändad ei saa liikuda ja käsi peab lenksu ümber käima ringi. Aga ma tahan! Järgmise sammuna, kui sa oled saanud maas turndownit kätte, siis sa võid proovida seda niimoodi püsti tehes. Keerad ratta enda ees viltu, nagu ta tuleks sul jalgadega. Ja siis väänad siit lõpuni. Kogu liigutus käib siis puusadest, ülakeha jääb paigale. Väänad. Ja nüüd on kindlasti see, et kui sa päriselt teed turndown'i, siis pead jälgima seda, et sa tõmbad käed enne tagasi, kui sa jalad lähevad kõveraks, sest muidu on see, et jalad lähevad kõveraks ja lenks jääb siia kuskile jala taha kinni. Eriti hull on siis, kui sul on pidur võtab seda ekstra ruumi ära, jääb siia taha kinni ja siis sellest kukud, siin ei ole mitte mingit pääseruumi. Jalad, käed tagasi, jalad tagasi. Kui sul on turndowniga raskuseid, siis on võimalik, et sul raam on liiga lühike. Et minu meelest pikema top-tube'iga ratas teeb turndowni palju lihtsamaks. Ilmselgelt nagu kaotab teistes trikkides, näiteks keeled on raskem, aga turndowni on lihtsam teha. Et sellepärast reilsikutidel on tihti just sellised pikemad raamid. Ei proovi siis teha midagi sellist, et hakkad kohe väänama kuskil ja siis saad kinni ja siis saad surma või teed mingit kõige koledamat asju üldse. Turndown peab olema ilus. Jah. Kui sa mind ei usu, siis vaata Chris Tolli või Tom Justice'i videoid. Sa näed nende ülimaks klikk turndowne ja sa ei taha enam mitte ühtegi korda mingit pippe, baarspinne ja muid lollusid teha. Nii et tee õiget trikke. Turndownid on mega ägedad, õpi need ära, hoia jalad sirged, puusad tööle, kõik saab tehtud. Kuule, Reneki, mis asi see nagu lukkab on? Ei tea, lähme küsime Villi käest. Äkki tea. Väga elurõõmus hääl on sul. Wow, mis toimub? Ma tahan teada, mis lukkback on. Kuidas seda? Mis asi? Mis asi? Lookback või? See või? Kuule, see on niimoodi hea trikk, oota. Istu maha, istuge maha. Jaa, vaata, see käib niimoodi. Et, vaata, sa nagu tead, siin turndowni on ju. Nüüd tead? Jaa, väga hea. Aga nüüd teed seda opograadidega. Saad aru? Ei saa. Näita. No igatahes midagi ei saaks aru. Aga, vaata, kui sa teed nagu tavalist turndown'i regulraadidega, siis on ratas püsti, kõik on niimoodi norm. Aga siis, kui sa teed seda valele poole, siis nagu tulenevalt sellest jalgade asendist on ka ratas lahedal asendis. Ehk siis
püsti niimoodi horisontaalselt. Ja siis, kui sa teed siin turn down'i, sa oled korra nagu siin selja taha, oled lahe. Ja siis tõmbad tagasi. Ja ongi nagu look back nagu tagasi vaatamine, saad sa aru? Tuus, paks üle. No mis asi see nüüd on? Väga kõva.